Milline on õigeusu ajalugu Eestis ja miks on tänapäeva Eestis kaks õigeusu kirikut? Neile küsimustele otsime vastuseid loengus Õigeusk Eestis. Mina olen kirikuloolane Priit Rohtmets. Kui kõigepealt heita pilk õigeusu kirikule maailmas, siis leiame me siit Rooma katoliku kiriku ja protestantlike kirikute kõrval täiesti omaette kristliku kiriku haru, õigeusu ehk ortodokse kiriku, mis koosneb autokefaalsetest ehk iseseisvatest ja autonoomsetest kirikutest. Ja Eestis asuvad just nimelt autonoomsed kirikud, mis oma igapäevaelu korraldamisel on küll sõltumatud, aga kuuluvad mõne autokefaalse ehk iseseisva õigeusu kiriku jurisdiktsiooni. Üle maailma on umbes 300 miljonit õigeusklikku, kes rõhuvas osas asuvad Venemaal ja Ida- ja Kagu-Euroopas. Tulles nüüd Eesti kokkupuudete juurde õigeusuga, siis juba 11. sajandil väidetavalt kohalikud elanikud on õigeusku ristitud. See väide on kõlanud küll eeskätt õigeusu autorite poolt ja on vaieldav, aga välistada seda siiski ei saa. Teadaolevalt ka 13. sajandist on Tartus tõendeid kahest õigeusu kirikust. Seda kinnitavad arheoloogilised andmed ja 15. sajandist ka kirjalikud tõendid. Õigeusu kirik on neil aastasadadel kaupmeeste ja muu vene kogukonna usuks ja kirikuks. Ja nii on see tegelikult kuni 19. sajandini. Isegi Põhjasõda ei too siin kaasa märkimisväärset muutust. Luterlus jääb ka 18. sajandil püsima domineeriva uskonnana. Et Eesti linnadesse oli alates 18. sajandist paigutatud Vene ametkond ja sõjavägi ja siia saabus ka rohkem kaupmehi ja töölisi, siis mõistagi vajasid nad oma usuliste vajaduste rahuldamiseks ka pühakodasid ja seetõttu alates 18. sajandist kerkivad pühakojad Eesti suurematesse linnadesse. Eesti ja Läti rahva ulatuslik üleminek Luteri kirikust õigeusu kirikusse leiab aset 19. sajandil. Kahe kirikuvahetusliikumise või usuvahetusliikumise käigus 1840. ja 1880. aastatel. Seda on rahvapäraselt nimetatud ka keisri usku minekuks, sest oli ju Vene impeerium õigeusklik impeerium. Kirikuvahetusliikumise esimene laine, mis hõlmas ainult kesk- ja lõunapoolset Eesti ala Liivimaa kubermangu, leidis aset 1845. kuni 1848. aastani, ehkki juba 1840. aastate algul olid esimesed talupojad avaldanud soovi õigeusku üle minna. Ja teine laine siis täpsemalt 1883. kuni 1888. aastani ja see puudutas peamiselt Eestimaa kubermangu ehk Lääne-Eestit ja Hiiumaad. Miks õigeusku üle mindi? Peaasjalikult seetõttu, et levisid kuuldused, nagu õigeusku üleminek annaks kaitset mõisnike eest ja võimaldaks ka keisri eeskostel saada maad. Kui palju eestlasi õigeusku 1840. ja 80. aastatel läks? Esimese kirikuvahetusliikumise laine ajal umbes 63 kuni 66 000 inimest, kusjuures kõige suurem oli siis kirikuvahetajate osakaal Pärnumaal ja Saaremaal, kus lausa ligi kolmandik inimestest õigeusku läks. Teise kirikuvahetusliikumise ajal läks aastatel 1883 kuni 1884 Läänemaal õigeusku umbes 3400 inimest. Alates 1884. aastast levis liikumine mandrilt Hiiumaale ja järgnevatel aastatel läks õigeusku veel
üle 7000 inimese. Nii et kokku ulatus siis teise laine ajal õigeusku minejate arv umbes 11 000 inimese. Nii. See sattus see teine laine nõndanimetatud venestusajale, kui Vene riigi tsentraliseerimispoliitikana hakati propageerima vene kultuuri ja keelt ja see jõudis ka kooliharidusse. Ja selle mõjul kinnistus lõplikult õigeusu kiriku kohta Vene kiriku maine, mis on tegelikult jäänud õigeusu kirikut saatma praeguseni ja valmistas õigeusklikele tõsiseid probleeme pärast Eesti omariikluse aega. Nüüd me näeme, et sajandi vahetuseks 1897. aasta rahvaloenduse ajaks on Eesti õigeusk põlistunud Eesti alal ja ligi 15% Eesti elanikest tunnistab ennast siis õigeusklikuks ja toonases tähenduses siis ka õigeusu kiriku liikmeks. Muutuse Eesti õigeusu kirikus toob endaga kaasa 1917. aasta revolutsioon. Õigeusu kirik oli selleks ajaks rajanud Eestis juba suure kirikute võrgustikku, oli hakatud tegelema ka õigeusu hariduse korraldamisega. Riias tegutses vaimulik seminar, kust tulid preestrid ja kus käisid õppimas ka mitmed Eesti tuntud ühiskonnategelased, eesotsas Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsiga. Ja 1860. aastatest olid ette võetud ka sammud, et õigeusu usulist identiteeti kinnitada ja eestipärasemaks muuta. Oli sisse viidud leerikursus, ka jutlused olid muutunud õigeusu teenistuse tavapäraseks osaks ja seejuures oli laiendatud eesti keele osa jutlustamisel ja tasapisi ka kirikumuusikas. Aga tõepoolest just 1917. aasta oli ka murrangu ajaks, kui õigeusklikud kogunesid aprillis nõupidamisele ja asusid siis Eesti õigeusklikud nõudma autonoomset staatust ja oma rahvusest piiskopi ametisse seadmist. Nii et 31. detsembril 1917. aastal õnnestuski õigeusklikest eestlastel saada piiskop Plaaton, kodaniku nimega Paul Kulbus, kes seni oli teeninud Peterburi Eesti õigeusu kogudust. Ta teenis õigeusu kogudusi võrdlemisi keerulisel ajal. Siin te teda ka pildil näete keskel seismas, oma vaimulike keskel. Sest kõigepealt oktoobris vana kalendri järgi olid ju võimule tulnud enamlased, kes lõpetasid igasuguse riigi toetuse õigeusu kirikule ja hakkasid ka kirikut vaenama. Seejärel 1918. aastal järgnes sellele Saksa okupatsioon ja novembris juba ka vabadussõda. Plaaton suutis vaatamata raskustele kogukonda liita ja julgustada ja külastas oma ametiaja jooksul, mis lõpuks osutus ainult umbes aasta aja pikkuseks, ligi 70 kogudust Eestis ja Lätis. Lõpuks langes piiskop Plaaton poliitiliste muutuste ohvriks. 1919. aasta jaanuaris vahistasid enamlased ta Tartus ja ta hukati koos mitme preestri ja pastoriga Tartus krediidikassa keldris ja suri märtrina. Ja maeti Tallinnas issanda muutmise kirikusse, siin te näete siis tema hauda kirikus. Ta on kuulutatud pühakuks nii Vene õigeusu kiriku kui ka Konstantinoopoli oikumeenilise patriarhaadi poolt. Temast sai esimene eestlasest õigeusu pühak. See traagiline sündmus liitis õigeusu kogukonda
Nii et tema surma järel märtsis 1919 toimus Tallinnas Eesti õigeusu koguduste täiskogu, kus siis otsustati, et Eesti õigeusu kirik peab saama iseseisvaks ehk autokefaalseks. Kõigepealt saadi 1920. aastal siiski Vene õigeusu kirikult autonoomia, mis oli küllaltki piiratud. Eesti Vabariigi territoorium moodustas selle alusel ainult ühe piiskopkonna, mille pea kandis Tallinna ja Eesti peapiiskopi tiitlit. 1920. aasta detsembris pühitseti Tallinna ja Eesti peapiiskopiks Aleksander Paulus, keda te ka siin slaidil paremal poolel näete, kes jäi kiriku peaks järgnevateks aastakümneteks. 1923. aastaks oli aga ühendus Vene õigeusu kirikuga sisuliselt katkenud ja Eesti õigeusklikud võtsid vastu otsuse ühes Soome õigeusklikega taotleda autonoomse kiriku staatust Konstantinoopoli oikumeeniliselt patriarhaadilt ja see autonoomia staatus ka 1923. aasta juulis saadi. Peapiiskop Aleksandri uueks tiitliks sai Tallinna ja Eesti metropoliit. Protsentuaalselt püsis õigeusklike arv Eesti elanikkonnas Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil stabiilsena, see oli umbes 19%. 1920. aastate algul ta pisut kahaneb, aga 1930. aastate lõpul pöördub isegi tõusule. Maksumaksjate arv muidugi on oluliselt väiksem ja seetõttu kirik oli ka rahaliselt raskes seisus, ent suutis siiski end kenasti ära majandada. Eesti Apostlik Õigeusu Kirik tegi palju tööd õigeusu eestipäraseks muutmise nimel ja ka avatumaks muutmise nimel. Kirikukalendrina otsustati kirikus kasutada Gregorius ehk uut kalendrit. Paljudes kogudustes, ka segakogudustes, oli jumalateenistuse keeleks eesti keel. Eestikeelsetesse kogudustesse toodi 1920–30. aastatel ka pingid, uuendati ka kirikumuusikat, ergutati koguduse liikmete üldlaulu, ka jumalateenistusi lihtsustati ja lühendati pisut. Ja et õigeusk oli luterluse kõrval teiseks suureks usuliseks ühenduseks Eestis, oli kirikul ka ühiskondlikul areenil vägagi nähtav roll. Vaimulikud osalesid ka poliitilises ja ühiskondlikus elus ja alates 1938. aastast kuulus kirikupea metropoliit Aleksander ameti poolest ka Eesti parlamendi teise koja Riiginõukogu liikmeskonda. Kirik moderniseerus, vaimulikud võisid loobuda pikkade juuste ja habeme kandmisest ja riietuda väljaspool kirikut ka tavariietusse. Tõepoolest julgustati ka nende osalemist avalikus elus, aga vaatamata sellele püsis õigeusu kohta negatiivne kuvand. Seda eeskätt just selle Vene mineviku tõttu, Vene pärasuse ja Vene riigiga seotuse tõttu. Ja seetõttu pole ka üllatav, et 1920. aastate lõpus näiteks tõstatus täiesti tõsiselt Eesti ühiskonnas küsimus, kas peaks maha lammutama Tallinnas Aleksander Nevski katedraali, mis Toompeal Riigikogu vastas kohe asub. Seda hakati arutama ka lausa Riigikogus, aga rahvusvaheliste protestide ja ka siseriikliku sellise vastukaja tõttu sellest 1930. aastatel siiski loobuti. Eesti ja venekeelse kogukonna vahel esines 1920–30. aastatel ka probleeme, sest eestlased olid võrdlemisi reformimeelsed, Vene kogukond aga hoidis konservatiivselt kinni senistest traditsioonidest, ka senisest vanast Julianuse kalendrist. Ja sellel põhjusel, sellisel rahvuslikul ja väärtuste pinnal otsustati koondada venekeelsed kogudused 1924. aastal eraldi Narva ja Irboska piiskopkonda.
1930. aastatel on näha, et kahe kogukonna vaheline vahekord paraneb ja suhted on normaalsed. Muutuse toob õigeusu kirikusse nii nagu üleüldse usuellu Nõukogude okupatsiooni aeg. 1941. aasta veebruaris otsustas Vene õigeusu kirik likvideerida Eesti apostliku õigeusu kiriku ja samamoodi ka Läti apostliku õigeusu kiriku ja luua nende asemele Moskva patriarhaadi Baltimaade eksarhaadi, mille koosseisu pidid kuulama kõigi kolme Leedu, Läti ja Eesti piiskopkonnad. Samaaegselt käivitati Eestis ka repressioonid vaimulike vastu, nii et aastatel 1940–1941 vahistati 16 vaimulikku ja mitu Eesti apostliku õigeusu kiriku sinoodi ilmikliiget. Enamik neist kas hukati või saadeti asumisele. Ja see, et kirikut sunniti taas liituma Vene õigeusu kirikuga ja vaimulike vastu võeti ette repressioone, päädis sellega, et suur osa vaimulikkonnast väljendas enda protesti kirikuteenistusest loobumisega. Nii 1940. aasta maist kuni 1941. aasta märtsini loobus ühtekokku 76 vaimulikku kirikuteenistusest. Saksa okupatsiooni ajal aastatel 1941–1944 õnnestus kiriku tegevus küll taastada, ehkki Saksa võimud andsid loa tegutseda nii Eesti apostlikul õigeusu metropoolial ehk siis Eesti apostliku õigeusu kiriku õigusjärglasel, kui ka siis selle kõrval ka Vene õigeusu kirikule alluval struktuuril, aga see jäi lühikeseks perioodiks 1944. aasta sügisel, kui sõjategevus taas Eestisse jõudis, tõusis päevakorrale Eesti apostliku õigeusu kiriku teistkordne likvideerimine ja erinevalt 1941. aastast teostati see 1945. aastal oluliselt kiiremini ja põhjalikumalt. Juba 10. detsembril 1944 otsustasid Moskva patriarhaadi patriarh ja sinod pärast Eesti õigeusu kiriku olukorraga tutvumist likvideerida Eesti apostliku õigeusu metropoolia ja kirikuvalitsus ja moodustada Vene õigeusu kirikule alluv Eesti piiskopkond. Ja just piiskopkonnana tegutseski õigeusu kogukond kogu nõukogude aja vältel. Alates 1950. aastate algusest tabas õigeusu kogukonda mitu repressioonide lainet, nii nagu teisigi uskondi, mis õigeusu kirikute ja koguduste puhul päädis koguduste sulgemisega ja kirikute hävimise, lagunemisega. Eestlastest õigeusu kogukond kahanes tuntavalt. Õigeusklikke piitsutati ka siis kõiksugu repressioonidega, alustades maksukoormuse tõusuga, mis oli selline esmane ja kõige olulisem. Maakogudusi hakati sulgema. See toimus lainetega, aga sisuliselt 1970. aastateks oli koguduste võrgustik oluliselt kahanenud ja repressioonid mõjunud. Selle mõjul, kui enne Nõukogude okupatsiooni oli Eesti õigeusklike seas olnud enamuses eesti keelt kõnelevad inimesed, siis Nõukogude aja repressioonide ja sisserände mõjul said õigeusu kogukonnas domineerivaks vene keelt kõnelevad inimesed. Eesti Vabariigi taastamise ajaks kuulusid kõik Eesti õigeusu kogudused Vene õigeusu kiriku Tallinna piiskopkonda. 1944. aastal oli Eestist lahkunud metropoliit Aleksander ja paguluses jätkas tema juhtimisel tegevust ka Eesti apostlik õigeusu kirik. Ja selle õigusjärglus toodi 1990. aastatel Eestisse tagasi. 1990. aastal sai Eestist pärit Aleksius Vene õigeusu kiriku patriarhiks ehk kiriku peaks ja tema eestvedamisel taas jõustati siis Vene õigeusu kiriku
1920. aasta autonoomia või enesekorralduse õigus. Nii et 1993. aastaks, kui Eestis taastati ka Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku tegevus, oli Eestis 2 konkureerivat õigeusu kogukonda ja see tõttu puhkes Eestis õigeusu kiriku tüli. Sest ka Moskva patriarhaadi jurisdiktsiooni kuuluv Eesti õigeusu kirik soovis enda tunnustamist 2 maailmasõja vahel eksisteerinud õigeusu kiriku õigusjärglasena. 1996. aastal tunnustas Konstantinoopoli patriarh Bartolomeos Eesti Apostlikule Õigeusu Kirikule 1923. aastal antud autonoomia ja sellega oli õigeusu kirik Eestis saanud tagasi oma õigusjärgluse alusel taastatud autonoomse staatuse. Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik 2 maailmasõja vahel tegutsenud kiriku õigusjärglasena pidi saama tagasi ka kirikuhooned, mida reaalselt nii mõnelgi juhul kasutasid Moskva patriarhaadile alluvad kogudused ja see põhjustas veelgi suurema tüli. Kompromisslahendus saavutati siin 2002. aastal, kui Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik loobus hooneid tagasi nõudmast ja need jäid riigi omandisse, kes andis nimetatud hooned 50 aastaks kasutamiseks Moskva patriarhaadi kiriku kogudustele. Selle kompromissi tulemusena saavutati ligi 10 aastat registreerimata tegutsenud koguduste registreerimine ja Eestis registreeriti ka Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik. Ja nii on Eestis 2 õigeusu kirikut. Pinged 2 kogukonna vahel on siiski säilinud, ehkki koguduste igapäevases tegevuses nendele ülearu palju tähelepanu ei pöörata ja selline ametlik suhtlus 2 kiriku vahel on tegelikult minimaalne. Mõlemad kirikud kuuluvad küll Eesti kirikute nõukogusse, aga suurt suhtlust kiriku juhtide tasandil tegelikult ei ole. Konkreetsete vaimulike ja kiriku liikmete vahel võivad suhted olla mõnikord ka väga lähedased ja sõbralikud. Kuigi mõlemasse kirikusse kuulub nüüd eri rahvuste esindajaid, on tegelikult kirikute liikmeskond suures osas jagunenud ikkagi mööda keelelisi ja rahvuslikke piire. See tähendab seda, et Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku liikmed on valdavalt eestikeelsed inimesed. Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku liikmeskonda kuulub peamiselt siis vene keelt kõnelev liikmeskond. Vaatamata kiriku tülile on õigeusu kirik Eesti usulisel maastikul oma positsioone tegelikult parandanud. Ennast õigeusklikuna määratlevate inimeste arv on püsivalt kasvanud, eriti venekeelse elanikkonna hulgas. Üheks huvitavaks märgiks on ka 2011. aasta rahvaloendus, kus siis küsiti seda, millist usku üks või teine inimene omaks peab, ehk see ei näita siis otsesõnu kiriklikku kuuluvust. Selle tulemusena 16,1% Eesti elanikkonnast määratles ennast õigeusklikuna ja sellisena esimest korda Eesti ajaloos oli olukord, kus siis õigeusust enda õigeusklikuna määratlevatest inimeste arv on suurem end luterlastena määratlenud inimeste arvust. Püsivalt on kasvanud ka eestlastest õigeusklike arv, kusjuures see kasv on tulnud peamiselt noorte ja keskealiste inimeste arvelt. Kui me nüüd heidame pilgu neile 2 kirikule, siis me näeme, et Eesti Apostlikul Õigeusu Kirikul on 59 kogudust ja umbes 30 000 liiget. Ja kirik sai omandireformi tulemusena tagasi palju ka sageli kriitilises olukorras ja kohati ka varemetes sakraalehitisi,
mille konserveerimise ja taastamisega on nüüd siis viimastel aastakümnetel ka võimaluste piires tegeletud, sageli ka riigi ja omavalitsuse toel. Kirik on palju vaeva näinud preestrite järelkasvu ja hariduse küsimustega ja see on andnud ka tulemusi, nii et viimastel aastatel on ametisse seatud mitmeid Eestis hariduse saanud vaimulikke. Hariduse andmine toimub Püha Platoni seminaris, mis annab haridust koostöös Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudiga. Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikus on 37 kogudust ja liikmete arv ulatub umbes 170 000-ni kiriku enda statistika alusel. Arvukama liikmeskonnaga kirik on ta siis 2 kirikust ja ka jõukam kirik. Viimastel aastakümnetel on rajatud Eestisse seetõttu mitmeid uusi õigeusu kirikuid, näiteks Tallinnasse, Lasnamäele, Maardusse, Paldiskisse, Türile ja veel mitmesse muusse paika. Kui me nüüd heidame pilgu nende kirikupeadele, siis Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku eesotsas on Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus, Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku eesotsas aga Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Jevgeni. Eestis on ka mitu õigeusu kloostrit. Siin te näete siis pilti Saaremaal Reomäel asuvast Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku püha eelkäija Skitast ja Kuremäel asub Pühtitsa Jumalaema uinumise stavropegiaalne ehk siis patriarhaadi otsealluvuses tegutsev nunnaklooster. See oli lühikene ülevaade õigeusu ajaloost ja õigeusu kirikute tänapäevast Eestis. Aitäh kuulamast ja vaatamast!